Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna on Keskhommiku stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ja mina saatejuhina Alek Mägi. Ja räägime poliitikast ja mitte ainult, räägime majandusest, räägime sellest, mis Eesti elus toimub. No, me ei saa kuidagi mööda minna sellest, et juba nädala pärast on presidendivalimised. Mihhail, mitut sellist suurt debatti ja arutelu sa presidendikandidaatide vahel Eesti avalikkuses oled näinud? No meil on ju praegu selline olukord, et tegelikult kampaaniaga tegelevad mitte kandidaadid, vaid erakonnad. Ja see kampaania algas juba aasta alguses sellega, et koalitsioonierakonnad ja sotsiaaldemokraadid korraldasid kampaaniat, et diskrediteerida praegust presidenti, Alar Karist. Siis algas kampaania selleks, et ühiskonnale, aga ka opositsioonierakondadele peale suruda arusaama, et on olemas ainult üks kandidaat. Et pole mõtet isegi arutada ja täna me juba jõudsime nii kaugele, et juhul, kui näiteks Keskerakond ütleb, et see protsess ei ole demokraatlik ja me seda ei toeta, siis kõlavad süüdistused, et selline arusaam on vastuolus põhiseadusega. Ja nüüd püüame kirjeldada olukorda niimoodi üldteoreetiliselt. Ehk siis me elame olukorras, kus on võimalik ainult üks kandidaat ja kui sa ei soovi tema poolt hääletada, siis sinu käitumine ei ole legitiimne. Minu arvates see peaks midagi meenutama ajaloost, et kuidas me siis jõudsime nii kaugele. No minu arust see kõik oli juba väga lihtne, sest tegelikult praegu määratakse ametisse 3. president juba järjest. Et Eesti demokraatia on saanud tõsise tagasilöögi mitte täna, vaid juba 10 aastat tagasi. No tegelikult siis, kui oli otsustatud, et presidendivalimised toimuvad Riigikogus, siis me peame tunnistama, et sammu järgi me jõudsime nii kaugele, et valimised sisuliselt ei toimu. Sest ei saa võrrelda seda, mis oli paarkümmend aastat tagasi. Isegi 10 aastat tagasi. Isegi 10 aastat tagasi. Seal oli ka 5 kandidaati. Siis olid päris tõsiselt võetavad kandidaadid, debatt ühiskonnas, mis on väga oluline, mitte ainult kandidaadide vahel, sest kandidaadide tase andis võimaluse tuua esile teemad, mis päriselt olid olulised ja siis tekkiski see vajalik arutelu ühiskonnas. Ja täna me jõudsime nii kaugele, et meile öeldakse, et debatti vaja ei ole ja isegi tegelikult on muutunud normaalseks lähenemiseks, et kandidaat ise ei pea nagu pingutama ja isegi ei pea soovima. Ja rääkimata sellest, et no ma arvan, et see ei ole lihtsalt lugupidav ühiskonna, riigi suhtes, et meile mängitakse show'd mitu kuud järjest, et nagu kandidaat soovib või ei soovi, kas temaga on räägitud või ei ole räägitud, kas ta ikka kandideerib või ei kandideeri, kas selleks, et kandideerida, on tal võimalus teha kampaaniat või ei ole, või üldse suhelda kas poliitikutega või meediaga, kas selleks, et see protsess algaks, on vaja suure enamuse toetust või piisab, et tuleb ainult 21 allkirja. Et see kõik käib mitu kuud järjest ja siis selle show lõpus me saame aru, aga tegelikult kandidaat oli algusest peale teadlik, et ta soovib kandideerida ja kandideerib
ja oli ka selleks valmis, siis pärast tulid kohe välja nii teesid kui ka kommunikatsiooniagentuur abiks. Et no ma arvan, et see ei ole lihtsalt kooskõlas arusaamaga, kuidas demokraatlik protsess päriselt demokraatlik protsess peab nagu välja nägema. Anneli, kas Eestil on üldse presidenti vaja? Et see küsimus sellises kontekstis tuleb alati üles. Kuidas sina seda protsessi näed? No ma arvan küll, et selline tasakaalustav jõud tegelikult, ütleme siis, valitsuse, Riigikogu ja presidendi institutsiooni vahel on nagu oluline, et küsimus on täpselt selles, et kuidas seda nagu reaalselt rakendatakse. Et praeguse protsessi valguses tundub, et kui Ülle Madise räägib endast kui tulevasest presidendist, et kes on selline rahva ühendaja ja et ärme kakle ja tülitse ja tema teeb selle nimel tööd, siis varasemalt on ju väga selgelt välja öeldud, et presidendi roll on väga palju seotud valimispoliitikaga ja Eestist väljapoole antavate sõnumitega. Et temal nüüd see kogemus puudub ja tõenäosus, et ikkagi Välisministeerium hakkab neid sõnumeid väga selgelt ette ütlema ja presidendist saab siis lihtsalt nende hääletoru, see risk on nagu väga suur. Ja mind paneb nagu imestama see, kui öeldakse, et ega see presidendi roll ei olegi väga oluline, sest tegelikult on siin üks väga tõsine moment, mis võib-olla esmapilgul ei tundu nii oluline, aga mida varasemalt ka presidendid on päris jõuliselt kasutanud, on ju see, et peale valimisi on president see, kes annab erakondadele või valib siis selle erakonna, kellele ta annab õiguse valitsust moodustada. Ja see ei pruugi olla see erakond, kes valimised võidab. Ja läbi selle otsuse tegelikult president väga tõsiselt annab Eesti poliitikale suuna. See on poliitiline otsus. Ja kui presidendi kandidaat ütleb, et tema ei ole üldse poliitik, siis see on nüüd see koht, kus tegelikult president teeb väga olulise otsuse Eesti jaoks. Ja siin ma arvan, et täna Eesti inimesed peavad sellest aspektist lähtudes mõtlema ka oma valikule Riigikogu valimistel, et kui suur saab olema ühe erakonna nii-öelda võidukaal teiste osas. Et palju seal presidendil jääb siis, ütleme siis seda kaalutlusruumi, et kas on võrdsete tulemustega erakonnad või on selgelt üks, kes on need valimised võitnud ja seal nagu seda diskussiooni kohta väga ei ole. Et see on üks moment, mis minu arust on siin selles debatis või arutelus üldse nagu välja jäetud, et presidendil on oluline roll Eesti poliitika suunamisel. Ja teine on see, et selline silmakirjalikkus võib-olla meedia poolt praegu on, kuidas tegelikult tänane Eesti president Alar Karis siin kevadel, suve alguses ja siis ka kui Keskerakond tema kandidatuuri või tema jätkamist toetas, oli Eesti rahva seas väga suur. Aga tänase presidendi oma on kordi väiksem, see 40 või kandidaadi oma on kordi väiksem, aga öeldakse, mängitakse seda juba nii oluliseks toetuseks, et kõik saadikud Riigikogus peaksid toetama minema ja kui nad seda ei tee, siis neid nimetatakse erinevalt, protsessi reeturiteks. Nii et ma arvan, et neid momente, mille üle siin tegelikult peaks ühiskond tõsiselt mõtlema praegu lahtirullunud olukorra raames on väga-väga mitmeid. Mulle tundub, et üks väga suur probleem on see, et opositsioon on meil Riigikogus väga nõrk. Mulle tundub täiesti uskumatu, et sellises olukorras, kus Reformierakond, kes ainsana saab esitada presidendikandidaati, otsustab, et kes see on, ja siis suur osa opositsioonist ütleb, et kõik on väga hästi ja hääletatakse Reformierakonna kandidaat läbi. Ja see on selles mõttes minu arust nagu omapärane, et kui meenutame näiteks seal 2000. aastate algust, siis seal olid selged mustvalged vastasseisud ja need olid poliitiliselt, kuidas öelda, täiesti teravad, et viimane näiteks Arno Trüütel versus Toomas Hendrik Ilves, et seal see ei olnud niimoodi, et valiti inimest. Seal olid tegelikult ikkagi erakondlikud opositsiooni, koalitsiooni jooned väga tugevad.
no ma arvan, et see Eesti rahvas on huvitatud, et valitakse inimest. Ja ma arvan, et presidendi roll ongi rahva ühendaja. Ja kuna presidendil peaks olema selline roll, ta ei saa olla lihtsalt ametnik, keda määratakse, nagu see praegu toimub. See peab olema poliitik selles mõttes, et ta on rahva tahe esindaja ja eestvedaja. Ja selles mõttes president loomulikult on poliitik. Ta on muidugi ka suunaja ja ka sellepärast on poliitik. Ja see on minu arvates väga oluline aspekt. Kas ta peab olema ühe või teise erakonna esindaja, ma arvan, et see on teistjärguline. Kas ühiskonnas ja Riigikogus peaks toimuma debatt valimiste kontekstis? Muidugi. See ongi demokraatia sisu. See arutelu ja rääkimata sellest, et meie ühiskond praegu väga vajab arutelu, sisulist arutelu, mida poliitikud väga tihti, erakondade poliitikud ei saa kvaliteetselt ühiskonnale pakkuda. Nüüd, mida me näeme praegu Riigikogus? Jah, tõepoolest, see on Reformierakonna projekt, mida toetavad siis sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Aga ma küsin, kas koalitsiooni erakondadel on praegu ühiskonnas piisav toetus ja usaldus selleks, et olla selle protsessi eestvedaja rollis? Mihhail, mina vastan, et on. Sellepärast, et valitsus ju püsib. Et ükskõik, kas tal on pool jalga, mis iganes, aga ta ju praegu püsib. Aga see oli irooniaga öeldud muidugi. President tuleb 5 aastaks. Selle aja jooksul tuleb väga palju muutusi. Ja täna me peame tunnistama, et Riigikogu enamus, ehk siis Reformierakond, kes toob Eesti rahvale presidenti, on minimaalse toetusega. On see 12%, 13%. No peaministri toetus on 4%. Ehk siis 13% toob Eesti rahvale presidenti. See on praegune reaalsus. Ja kui Keskerakond ütleb, et see ei ole demokraatlik, see ei ole õige, niimoodi see protsess ei pea olema üles ehitatud ja me loomulikult ei kavatse selles protsessis sisuliselt osaleda, siis see ei ole mingi protsess, see ongi nagu määramine. Siis me öeldakse, et see on vastuolus põhiseadusega. Et no kui on päriselt selline arusaam põhiseadusest, demokraatiast, siis mulle tundub, ja ma ütlen seda otse välja, et me liigume autoritaarsuse suunas. Aga võib-olla, ma ei taha sulle vastu vaielda, aga võib-olla on küsimus ka selles, et Eestis käsitletakse presidenti kui hoopis teistsugust tegelast, kui ta roll tegelikult on. Ja võrdleme, kui küsida Eesti rahva käest, et kes on Saksa president või kes on Iisraeli president, siis ma arvan, et inimesed ei tea. Aga kui me küsime, kes on Soome president, siis inimesed teavad. Ja ma tuletan meelde, et ka Soomes on parlamentaarne riik. Vaatamata sellele president on valitud rahva poolt ja mulle tundub, et tänane president on päriselt ka rahva esindaja, sealhulgas ka rahvusvahelisel areenil. No sellega võib nõustuda ja tegelikult on niimoodi, et Lennart Meri oma selles viimases kõnes, kui ta Riigikogus ametit üle andis üle seaduseelnõu, mis ütles, et teeme otsevalimised, et tegelikult Eesti kõigi aegade kõige populaarsem president on seda mõtet toetanud. Ja seda on ka Keskerakond järjepidevalt ju seda eelnõud esitanud, aga kahjuks ei ole see toetust leidnud. Nii et... Aga millal see otsevalimine siis tuleb? Et Mihhail, et kas pärast järgmisi valimisi kui saadakse mandaat, kas teed ära? No, esiteks ka praegune president toetab otsevalimisi ja loomulikult see on ka Keskerakonna eesmärk. Aga nagu me teame, et selleks on vaja põhiseadus muuta ja selleks peab olema ka vastav toetus. Ehk siis seda saab otsustada ainult koalitsioon, ükski erakond eraldi
seda ei saa lubada saab, aga teostada ei saa, selleks peab olema partner või partnerid. Aga see, mida me päriselt lubame, ongi see, et meie selle ees seisame ka edaspidi. Siis see on ainuke õige tee ja no me näeme, mis on viimaste aastate dünaamika. Et selleks, et olukorda muuta, on vajalik ainult üks käik. Tuleb muuta põhiseadust, tuleb kehtestada presidendi otsevalimised ja siis me saamegi öelda, et president on rahva esindaja, kuna rahvas on teda valinud. Aga nüüd rahva juurde lähme kohe siit edasi. Presidendina on veel nädal aega umbes aega ja siis on võib-olla otsus tehtud, aga võib-olla mitte, sest enne kui kõik ei ole otsustatud, ei ole midagi otsustatud, nagu poliitikud armastavad öelda. Aga Anneli, ennem 2. septembrit tuleb 1. september. Ja kuidas sulle tundub, kas lastel on kuhu kooli minna? Või mis see seis on? Nii nagu sa ütled, et enne kui ei ole midagi otsustatud, ei ole midagi otsustatud ja tegelikult on haridusmaastikul täpselt sama seis täna. Et kui meil on 1600 last üle Eesti, kes ei tea, kuhu nad edasi õppima lähevad ja samal ajal on uus reform, et 18. eluaastani peab koolis käima, kas õpilane seda soovib või mitte, ta peab seal kooli nimekirjas olema. Ja kui Tallinnas on seal 500-600 lapse ringis, kes tegelikult ei ole kuskil kooli nimekirjas, siis üle Eesti on neid 1600. Ja see ei ole nüüd mitte omavalitsuste mingi tegemata töö, vaid see on puhtalt siis haridusministeeriumi tekitatud segadus, kus väga suures stressis on loomulikult kõigepealt õpilased ise, lapsed, noored, nende vanemad, perekonnad, õpetajad ja lõpuks ka omavalitsustes kõik haridusvaldkonnaga tegelevad inimesed. Ja millest probleem on alguse saanud, ongi sellest saanud, et ühelt poolt tehakse pidevalt mingeid reforme ja muudetakse, aga neid ei mõelda lõpuni ja süsteemselt läbi ja lõpuks on siis see, et kannatavad need inimesed, kes peavad siis, täna siis noored lõpetavad põhikoolis enam eksameid nii-öelda piisavalt hästi tegema ei pea, igal tingimusel saad lõpetada, aga sa pead minema edasi õppima. Aga see, et selleks, et edasi õppima minna, nüüd koolid rakendavad erinevaid tingimusi, eks ju. Ja 30. märtsist 1. septembrini neid tingimusi muuta ei või. Nii et kui sa neid tingimusi täitnud ei ole, siis täna noored inimesed ongi nii-öelda maa ja taeva vahepeal ja ei tea, kuhu siis nad lõpuks maanduvad. Ja need, kes ei ole üldse kuhugi katseid teinud, neid hakatakse siis nii-öelda vägisi kuskile kooli nimekirjadesse panema, eks ju, siis kutsekoolidesse, mis omakorda teeb siis kutsekoolides selle õppekeskkonna äärmiselt keeruliseks ja õpetajate läbipõdemist nii-öelda siis kiirendavaks. Nii et siin praegu on kindlasti haridusministeeriumi, haridusministri poolt tekitatud Eesti tuleviku mõttes väga-väga suur segadus ja mida kiiremini me suudame seda lahendada, seda olulisem see on, sest et kui me kogu aeg räägime seda, kuidas Eesti jaoks kõige olulisem on meie inimene, Eesti rahvas, eks ju, me oleme väike riik, siis meil ongi iga inimene oluline ja see tähendab ka see, et iga noor on oluline ja see sõnum, mida riik annab läbi koolisüsteemi temale kui indiviidile, on täpselt sama oluline kui tervikuna see sõnum ühiskonda anda. Mihhail, miks pärast me oleme nüüd 30 aastat kogu aeg, mul on selline tunne olnud, et kogu aeg toimub üks haridusreform ja mitte kuskil ei ole jõutud? Tead, milles seisneb kurb ja valus iroonia? Meil on puudu 1600 koolikohta, aga samas meil on demograafiline kriis. Laste arv väheneb iga aastaga. Üle Eesti pannakse koolid kinni. See on tänane reaalsus. Ja nüüd lugupeetud haridusminister tuleb järjekordse reformiga välja ja selle tulemusena lapsed ei saa kooli.
et kuidas see võimalik on. Aga see on võimalik sellepärast, et praegune minister tegeleb reformidega rutiinselt. Et ala tuleb tööle, noh, see reform on käivitatud, ei ole õnnestunud, see reform on käivitanud, kukkus läbi. Mida teha selleks, et olukorda parandada? Õige, uus reform. Ja niimoodi see päriselt näeb välja. Et kõik õpetajad, koolidirektorid ütlevad, et haridusvaldkonnas ei tohi üheaegselt mitu reformi korraldada. Haridusvaldkonnas kõik muutused võtavad aega. Nad peavad olema ette valmistatud. Selleks on vaja ressurssi. Inimesed peavad harjuma. Ei, järjest, üksteise järgi. Ja iga reform tekitab koolides stressi. Õpetajad ei saa hakkama, õpetajaid meil ei ole. Ja siis haridusteadusminister ütleb meile, aga nüüd meil on uus arusaam. Kooli kohustus 18 aastani. Ja siin on veel ju ka teine aspekt, et kooli sa ei saa, aga sa ei saa ka tööle minna. Sest see on kohustus, sa pead koolis käima. Sul seda võimalust ei ole, aga kohustus on. Ja praeguses olukorras, kus neljandik meie inimestest elavad suhtelises või absoluutvaesuses, see noor inimene isegi tööle ei saa minna. See on ju see laiem pilt sellest olukorrast, kus me oleme. Ja mida ütleb siis lugupeetud minister, nagu alati, süüdi on omavalitsused, nemad pidid korraldama, see oli ministeeriumi idee, minister ütles, et nemad loovad ressurssi, nemad loovad koolikohti, aga nüüd on ikkagi omavalitsus süüdi. Lapsed on süüdi, nad on kuskile kadunud, me ei tea, kus nad on, et tegelikult lapsi nii palju ei ole. Mis mõttes lapsed on kadunud? Kes on veel süüdi? Noh, Eesti inimesed on süüdi, vaata, kuidas te ütlete, et koolikohti ei ole, et meil näiteks Lõuna-Eestis mõned vabad koolikohad on olemas. Et noh, mis siis, et sa elad Tallinnas? Ei ole ju kaugel. 250 kilomeetrit ei ole ju kaugele minna. Mis oos näiteks? Ja tegelikult probleem on lahendatud. Et me teame, kes on süüdi ja ma arvan, et täna on praegu õige aeg, et algatada uut reformi. Et nagu teist võimalust ei ole. Ma arvan, et kui 2. septembril Riigikogu tegeleb presidendi valimisega, siis koolides on see stress ikka väga suur, kui see vastuvõtumäärus saab muuta, mis tähendab seda, et koolid saavad siis täiendavalt õpilasi registreerima hakata, sest 1. septembrini määrus kehtib, kus on tingimused kirjas ja need, kes ütleme siis on joone all, ei ole sinna kooli vastu võetud. Ja ma arvan, et siin on üks moment on ka see, et see on tohutult suur kommunikatsiooni selline käkk, sõna otseses mõttes. Ja mõelge nüüd nende noorte inimeste peale, kes siis kevadel on 9. klassi lõpetanud ja tegelikult kogu suve on elanud selles stressis, et nad ei tea, kuhu 1. septembril minna ja kas minna, eks ju, ja samas ongi see, et nad ei saa ka tööle minna, sest nad teavad, et nad peaks nagu kuhugi kooli minema, aga kuhu kooli ja siis, kui nad tõesti ei olegi kuskile katseid teinud, siis tuleb teada, et nüüd sa lähed sinna tehnikumi, meeldib see sulle või mitte ja see õpetaja siis peab hakkama nende õpilastega seal tegelema. Nii et see on tõesti üks väga suur käkk, mis on kokku keeratud ja ma väga südames soovin nendele õpetajatele, aga kohalikele omavalitsustele jõudu ja ennekõike noortele, et sellest olukorrast üle saada ja mitte seda kogu eluks endale kaasa võtta, seda sõnumit, et ma ei ole väärt või et ma ei ole piisav, vaid see on lihtsalt läbi mõtlemata üks poliitiline väga suur segadus tekitatud mida nüüd peavad noored ja kohalikud omavalitsused koos koolide õpetajatega lahendama. No meil praegu on siis koolikohustus, tegelikult võiks olla hoopis töökohustus, aga läheme siit veel ühe väikese väga suure teema juurde ja see on eelarve. Kas te olete juba raha kokku lugenud, et mis on kõik puudu nagu selles
legendaarses Eesti mängufilmis, et algul oli kõik üle ja siis pärast oli kõik puudu. Noh, midagi ei ole alles. Ongi... No ka ühes kontol ju seisab 250 miljonit, kas sa ei pannud tähele? Ongi üks suur auk, mitte eelarve, et see, mis meid ootab. Aga meid jätkuvalt ootavad ka suuremad väljakutsed. Et mulle tundub, et täna me juba oleme harjunud mõnede asjadega, mis tundub olema uus normaalsus ja uus reaalsus. Kas keegi räägib sellest, et meil on diislikütus püsivalt 2 eurot? Et noh, veel kevadel see oli stress ja šokk kõigile ja siis me just siin stuudios arutasime, et Hormuzi väina tagajärjed, isegi siis, kui see kriis lõpeb paari kuu jooksul, jäävad veel pikemaks perioodiks. See kriis ei ole lõppenud. Hormuzi väina kriis ei ole lõppenud ja tagajärjed on käes. Ja ma tuletan meelde, et vaatamata sellele, et ilm ei ole suvine, aga täna on veel suvi. Kuu aega. Ja hinnad juba kasvavad, mis meid ootab talvel. Ja me teame, et ka gaasihoidlad Euroopas ei ole täis võrreldes eelmise perioodiga. Ja me teame, et ennustatakse, et ka elektri hind talvel jälle järsult kasvab. See on see reaalsus, mis on juba käes. Me ei saa öelda, et see tuleb või ei tule või see meid ootab. See reaalsus on käes. Kas täna keegi on kuulnud, et valitsus arutab meetmeid, mida tuleb rakendada siis, kui meil kordub eelmise talve kriis? Ja see on eelarve küsimused. Täna keegi sellest ei räägi. Ja see ongi probleem, et praegune valitsus ei suuda isegi tagajärjedega tegeleda, rääkimata sellest, et ennustada, ennetada ja vastavaid meetmeid rakendada. Seega ma olen väga pessimistlik eelarve suhtes. Ma isegi ei räägi sellest, et meil on vähemus valitsus ja kuidas see menetlus hakkab käima Riigikogus, see on eraldi teema, aga kui rääkida kontseptuaalsest sisust, mida see valitsus on võimeline teha, siis olukord on päris kurb. No, mulle tundub, et praegusel valitsusel, kuna nad on üsna veendunud vist, et nad siiski sellises koosseisus pärast valimisi ei jätka, teevad selliseid otsuseid, viskavad miine ja granaate sinna eelarvesse päris mitu ja keegi nagunii sealt midagi välja lugeda ei oska. No see, et välja lugeda ei oska, on muidugi suur probleem ja üks koht kindlasti, kuhu, kui see valitsus peaks muutuma, siis tuleb kindlasti sisse vaadata erinevate MTÜ-de rahastamisse, et kui ikkagi peaaegu 2% läheb MTÜ-desse, kus me tegelikult täpselt ei tea, et kes need MTÜ-d on, mis nad teevad ja milleks seda riigieelarvet kulutatakse, siis see võib-olla tundub nagu selline mitte oluline teema, aga kui aastaid ja aastaid me ei saa aru, millega tegelikult riik tegeleb ja keda rahastab, et siis see on nagu küsimus. Aga praeguse riigieelarve kokkupanemise juures, siin saab 2 pidi vaadata, et üks on see, et väga palju ei pea nerveerima, sest meil on vähemusvalitsus. Ja et nad võivad siin ükskõik mida kirjutada, aga eelarvet vastu võtta ei saa. Aga teine on see, et seda protsessi saame siin kindlasti raadios veel mitu korda arutada, et kes on siis need, kes lähevad seda eelarvet toetama ja mis tingimusel lähevad toetama ja mis on siis need otsused, mida sinna võib-olla sisse kirjutatakse just selleks, et see eelarve saaks vastu võetud.
nii et saab olema kindlasti nagu huvitav ja ma arvan, et siit saab ka valija endale väga tugevad sõnumid valimisotsuste tegemiseks, et millised erakonnad siis on need, kes tänast valitsust toetavad tema eelarve vastuvõtmisel ja kes on need, kes on ikkagi tõsiselt opositsioonis ja tahavad Eesti elu paremaks muuta. Tegelikult see on nagu väga hea ja kurb näide. Et me väga palju räägime investeeringutest. Me saame aru, et investeeringud on suuremas plaanis majanduse veduri rollis. Ja nüüd valitsus otsustab, et 250 miljonit tuleb kuulutada investeeringuteks selleks, et elavdada majandust. Aga valitsus ei tea, mis on investeeringute prioriteedid, sisu ja konkreetsed eesmärgid. Ja see raha lihtsalt põleb kontodel. Ma isegi ütleks mädaneb, kõduneb. Ja mitte niisama, aga see, et see raha põleb ja mädaneb kontodel, keegi saab palka. Selleks on ju loodud nagu alati nagu struktuur. Ilus nimetus ka, et Smart Cap, et seal siis otsustatakse, kuhu raha suunata selleks, et majandus õitseks. Aga ei ole midagi otsustatud. Ja see ei ole lihtsalt, ütleme nii, mingi väike detail, et raha eraldati, aga tegelikult ei suutnud ära kasutada, vaid selle asja hind on laenukoormus, mille eest maksab riik ja maksumaksja. Et me võtame raha, võtame laenu ja meil laenukoormus teadaolevalt kasvab selleks, et ametnikud ja valitsus istuksid selle raha peal ja lihtsalt arutaksid, et kuhu siis raha suunata. Ja tegelikult isegi seda sisulist arutelu ei ole. Lihtsalt Exceli tabelis on kirjutatud a la investeeringuteks ja kõik. Midagi selle rahaga ei toimu. Ehk siis tegelikult ühes küljes me räägime, et raha ei ole eelarves, aga iga aasta umbes sama palju ja isegi rohkem, mingi 500 miljonit riik lihtsalt ei kasuta. Et see raha lihtsalt seisab eelarves. Aga mul on Mihhail selle üle ikkagi väga hea meel, sest siis kui sa oled valitsuses näiteks hakkad rahandusministriks, siis sul on vähemalt midagi tagataskust võtta. Ja kui otsida, siis võib-olla leiab veelgi rohkem. Suurepärane. Selle teadmisega tänase Keskhomiku lõpetame. Stuudios olid Keskerakonna peasekretär Anneli Ott, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuhina Janek Mägi ja Keskhomik on eetris jälle täpselt nädala pärast.